Täna on esmaspäev, kell on juba 11:30. Mina olen täna juba hommikusegi ära söönud, 2 koosolekut ära teinud, veits juba jõudnud tööd teha. Aga nüüd mul tulid meelde, et mul on vaja vitamiinid ära võtta ja ma mõtlesin, et võtame koos mu vitamiine. Nii et ja ma näitan teile, äkki teid huvitab. Ühesõnaga, mina võtan iga hommik B3 muidugi, issand, niisugune nurk. Siis ma võtan siuksed hair, skin and nails, ühesõnaga vitamiinid. Siis mul on B-kompleks, mida ma võtan iga hommik ja siis mul on omega 3, Olympia omad. Neid võtan vitamiinidena ja siis mul on ka C-vitamiin, magneesium, ühesõnaga Remag magneesium. Lihtsalt seda hakkab otsa saama. Õnneks mul on neid siin veel küll, aga ühesõnaga. Ja siis jah, need Remag ja siis vitamiin C. Need ma segan siis üheks joogiks kõik kokku. Ja seda ma siis jah nagu joon. Aga need ma võtan kõik, tabletid ma võtan kõik korraga, siis veega endale alla. Nii, aga okei, ma mõtlesime siis juba natuke räägime võib-olla üldse tänasest päevast. Tegelikult täna on ülitavaline päev, ehk siis ei midagi erilist, toimetan tööasjadega, kuna meil on ju jaanuar kohe juba ukse taga, siis praegu nii-öelda FitLabis on meil väga palju tegemist, ettevalmistusi kõike jaanuariks. Sest jaanuar on teada-tuntud on ju, uus aasta, uus mina ja väga paljud inimesed kuidagi võtavad ennast siis on ju kokku ja siis nii-öelda ka see tervislik toitumine, tervislik eluviis on ju kaalulangetus käib väga tihti selle juurde. Ehk siis meil on ka nagu jaanuariks väga palju selliseid ettevalmistusi, põnevaid seminare näiteks tulemas ka, nii et hoidke silmad lahti, aga eks siis tegelikult täna on suht tavaline päev, ma tegin mingi tööasju ja siis õhtul trenni ja aga mis veel tegelikult täna hommikul juhtus, millega ma hommikul sain korraks nagu väikse kreepsu ja nagu siuke nõme asi. Ühesõnaga hommikul ma avastasin järsku, ma kuidagi juhuslikult vaatasin enda junk'i, mida ma ei tee peaaegu kunagi ja mul oli Rämpspostis mingisugune ühesõnaga klient oli kirjutanud ja kes oli väga pahane olnud juba mu peale, sellepärast et ma müün selliseid enesearmastuse päevikuid ja ta oli mul tellinud selle juba mingi paar nädalat tagasi. Kuigi ma reaalselt nagu tema nime, ma mäletan, et ma oleks selle paki teele pannud ja tuleb välja, et ma ei pannud seda paki teele ja tal ei olnud mingit infot tulnud ja ta oli mulle saatnud mingi 3-4 kirja ja tema jaoks ma olin lihtsalt põhimõtteliselt teda ignoreerinud. Tema vaatas juba on ju skämm, ma saan aru ka temast, ta kirjutab mulle mingi 3-4 kirja, midagi ma ei vasta, on ju pakist mingit infot, ei ole mitte midagi selles mõttes. Ja lõpuks juba oligi kuidagi, et kui ma umbes ei vasta, on ju, et siis ta läheb tarbijakaitsesse. Ja siis ma täna kuidagi juhuslikult avastasin selle kirja ja ma olin nii paanikas lihtsalt, sest tükseid asju ei juhtu, nagu ma saadan kõik oma asjad nagu alati ära mingi paari päeva jooksul suht. Ja rohkem ma vaatasin veel kõik, nagu käisin mingid tellimused üle ka, et nagu teistega peaks kõigega korras olema ja see üks inimene tõesti oligi jäänud ilma pakita. Ja siis jah, see oli nagu kuidagi väga siuke kurvastav. Jah, nagu tõi korraks tuju alla, sest ma elu sees ma ei tegele mingi skämmiga ja ma tahan alati, et kõik saaksid ülikiiresti oma pakid kätte ja ma nagu tavaliselt üritan mega kiiresti kõik asjad nagu ära teha. Aga jah, oligi jäänud nii-öelda saatmata ja siis ma kirjutasin talle nagu sellise vabanduse kirja ja ütlesin kohe ka, et ma kannan nagu raha tagasi ja saadan ikkagi selle päeviku ka teile ära, et siis nagu saab nende jaoks siis on ju tasuta see. Kliendist ka selles mõttes absoluutselt aru, ma ei pane talle ka midagi pahaks. Ma ise oleks ka ilmselt nagu päris nördinud, kui ma kirjutan kellelegi juba mingi ma ei tea mitu kirja ja keegi mulle ei vasta ja ei reageeri. Nii, ma mõtlesin, ma näitan teile korraks oma töönurgakest, ehk siis siin ma teengi igapäevaselt tööd selle, issand, kuidas ma näitan nüüd, ühesõnaga lauakesed taga ja ma hakkan just lõunat sööma. Kuna mul on täna mega kiire tööpäev, siis ma lihtsalt võtsin endale selle lõunase arvuti taha ja ma söön selle ära.
No nii, jälle on mingi 6 läbi õhtul ja see on minu tänase päeva viimane tükk kipsi seina. Vaatame, kuidas läheb. Mis asja on võimalik? hommikust, täna on 31. detsember ehk siis täna on ülemaailmne on ju suur aastavahetus. Ühesõnaga, aga mis on täna minu plaan on see, et ma praegu hakkan hommikus sööma, mul on siin hommikusöögikene ja munavõikud ja kohvi. Ja siis teen tööd, siis mul tuleb mingi hetk isa, käib külas, ma ajan ta juukseid, mitte üldse, et ma oleks mingisugune juuksur, kindlasti mitte, aga kuidagi Covidi ajal vist ma hakkasin ta juukseid lõikama ja siia lõksu ma nüüd langesin. Ühesõnaga, õnneks tal mingisuguseid uhkeid soenguid ei ole vaja teha, vaat siuke hästi kerge veits ajamine. Ühesõnaga, siis ma teen selle ära. Ja siis ma ilmselt käin poes ja minu tänane aastavahetuse plaan on olla kodus. See vist esimene aasta, üle mingid väga pikkad aastad, lapsena kindlasti ma olen ka kodus olnud, on ju. Aga mingi viimased 10 aastat kindlasti on ikkagi olnud mingi siuke suurem tähistamine, pidu, ühine, koos viibimine. Aga see aasta me otsustasime, et me oleme lihtsalt kodus, teeme süüa, vaatame mingi aastavahetuse saateid, vaatame aastale tagasi, on ju, vaatame, kuidas meie selle aasta eesmärkidega läks, paneme mingi järgmiseks aastaks endale eesmärke ja homme siis saame juba kohe niimoodi värskelt puhanult kodus ärgata. See tundub nagu tore idee, et aastat alustada. Miks ma nii palju tõmblen? Ühesõnaga aastat alustada kohe nagu sellise puhanu, värskena. Ja vaatame, mis siis homme saab. Aga kõigepealt ärme üldse homse peale veel mõtlegi. Teeme tänased toimetused ära ja siis hakkame kõigepealt üldsegi seda vana aasta õhtukest siin nautima. No nii, tulin lõunale ja tuli välja, et olin kahvli kodu unustanud. Ja tuleb leida lahendusi. Leidsin mingi Noko purgisid. Lõikanud otsa maha. Ma ei teagi nüüd. Lükkame siit ka maha. Ma ei tea, pärast on kõik kohad verised, aga söömata mul ei jää. Söömata mul ei jää kindlasti. Nii terav tundub kõik. Kas veel võtta? Pesen puhtaks ka ja siis vaatame, kas töötab. No nii, tere hetk. Kas tuleb söök? Nojah, vähemalt ei pea näppudega sööma. See on kõige suurem vaheldus, see söövad neid kõik. See ongi see mitmekesisus. Vaheldusrikkus. Aga ütleme näiteks kana. Nii, mul käis just isa siin, nagu nägite, lõiks endal juukseid. Ja siis mul vahepeal käis ka
pakimees, mitte pakimees, vaid ühesõnaga see, mulle toodi pakk, Mr. Bicepsilt. Nii et mul nüüd jõudsid mingid vitamiinid, asjad, värgid, särgid. Mr. Bicepsiga meil on siuke koostööke siis. Ja jah, äkki ma mingi hetk avan seda pakki siis ka näiteks teiega näitan, mis ma tellisin, mida ma siis tarbin siin igapäevaselt. Ja jah, nüüd peaks varsti poodi minema tööstega. Ma vahepeal tegin ühe eduloo intervjuu ära, siis ühe FitLabi tubli kliendiga, kes on meil kaalu langetanud, nii et kõik, kes on mul siin FitLabi vipikad, kui siin on, ühesõnaga, siis jah, varsti tuleb jälle üks eduloo video intervjuu ülesse. Hästi tubli, eile oli ka tegelikult nii, et 2 hästi tublit naist, kes on väga-väga tubli teekonna läbi käinud, nii et nendega mul olid siin ka kohtumised Zoomis siis. Ja jah, paar väikest tööasja on ka veel tegelikult vaja ära teha enne ja siis alles saab minna poodi ja hakata õhtuks valmistuma. Nii, ma lähen kõnnin nüüd poodi ja kui mõnus värske õhk õues on ja maa on. Siin on rohkem näha valge, nii ilus minu meelest, nii mõnus. Ja kuidagi siuke, ma ei tea, talveõhk nagu nii meeldib lihtsalt ja nii mõnus, et jah, okei, on juba kinnas lendas -kraadid, aga nagu paned soojalt riidesse ja ei ole mitte midagi häda, nagu nii mõnus on õues olla, jalutada. Vana aasta õhtusöögikene on siis jõulupraatas, verivorstid, mulgib kaapsas, siuke must pliit, piinlik, ühesõnaga kartul ja siga. Väga huvitava kujuga seapraed on see, aga klassikaline jõuluroake. See on meie jõululauakene siin ja mida tegelikult tõi 2025. Ehk siis vana aasta õhtus saatekesed ja selline mõnus jõulupraekene ja see ongi meie vana aasta õhtu. Nii, me siin vaatame aasta lõpus saatekesi ja vahepeal vaatasime otsa enda eelmise aasta või selle aasta siis 2025 eesmärkidele, vaatasime, mis meil õnnestus, mis läks plaanipäraselt, on ju, mis ei läinud. Ja vaatasime natuke sellele eelmise aasta eesmärkidele otsa. Ja nüüd ma võtan oma uue märkmiku kesel lahti, mida ma näitasin ka siin videos on ju, kus ma jõulukingitustest rääkisin. Ja nüüd võtab uue märkmiku ette ja lähevad uue aasta eesmärgid sinna kirja. Vot. Ma olen nõus. Sa oled nõus või? Kuidas aasta läks siis? Rahul. Linnukesed ja kriipsud on võrdselt. Siin on niimoodi ainult, vaata. Ostad selle uue sisu. Siis paned sisu nende samade kante vahele. Võtad vana sisu välja. Nagu taaskasutamine, aga kaaned on ikka uued. No praegu kaaned on vanad ja sisu on uus. Kellegi kuulete? Venelastel hakkasid jõulud aastavahetusest. Venelastel oli varem päev, hiljem päev. Kõigil on samal ajal aastavahetus. Ei ole, Raidal oli juba ära näiteks. Karlal oli ka ära juba. Tervitusi Raidole ja Karlale ja muule toredale tutvusringkonnale, kes Austraalias on. Kaisale näiteks kasutan see võimalust oma sõbrannad ka välja tuua. Mina tervitan ema ja isa, kes on Puhjas. Ta on Tartus Liidia hotellis. Vaat. Suur salatus. Nii rikkad. Nii rikkad jah, me istume kodus. Vot. Mul isegi polnud meelest, et seal on. Küll, aga nüüd läheb uue aasta eesmärkide kirjutamiseks. Inimesele vaid meie poole kõrva soosistasid sa. See elab meie. Kui mõnus hääl. Teeksin ma kõik, kui te tehtud muudama saan. Nii, meil on nüüd mingi, mis see kell on 23.51 on ju, kohe hakkab aasta
jah, kohe on aastavahetus, aga me ükspäev rääkisimegi sellest, et okei, et 0-0-iks tuleme õue, onju. Ja siis Ken ütles, et jaa, et lähme õue, onju, et seal on mis ta ütles, et kõik lähevad niikuinii õue, räme rahvamass on, onju, et muidugi lähme õues. Ma ütlesin, mis rahvamass sul kortermajade vahel, mingi kindlalt tuleb ju aastavahetusel on kõik õues. Siis ma ütlesin, et ei, nagu kes istuvad sul mingi kortermajades aastavahetusel, need ilmselt ongi nagu toas ja kes tahavad mingi pidu, siis need on nagu mujal, kui on ju kuskil kodudes, korterites istuvad. Ja Ken oli täiesti veendunud, et 1000 inimest, siis okei, paarsada ikka tuleb, ma ütlesin 3. Heal juhul üksikuid inimesi sa näed ja siin me oleme. Mitte ühte teist inimest ei ole isegi läheduses, nagu mitte kuskil. Inimest näite ma ütlesin, ma ei tea, mis maailmas sa elad, et kõik kortermajade vahele sul kogunevad. Ei, no loogiline oleks minu juures, et nagu 0-0-iks tood ikka õua korraks. Me ei ela... Varasemalt on kindlasti inimesed vanaks jäänud. Me ei ole kuskil kesklinnas mingi ägedates kohtades, et peaks olema mingi suvaline. Me elame venelaste kandis ja siis neil oligi aastavahetus ära, ma arvan juba. Ei saa aastavahetus, meil on kell on sama. Ei ole, no neil on teine oma. Ühesõnaga, ei, nagu meil on paar vintsa jäänud ja ma arvan, et raudselt see 1000 inimest, vabandust, paarsada inimest kindlasti nad kogunevad kõik meil seal panelkade vahele ja see rahvamass tuleb. Esimene. Sa ütlesid veel, paneme soti vahele. Ma oleks võinud panna selle soti vahele, sest no alloo. Aga hea küll, meil on mõned minutid veel aega. Loodame, et äkki näeme vähemalt ilutulestikku, sest et ega meil endal ei ole. Lihtsalt, et äkki nagu kuskil on. Sest siin on paar tundi juba tegelikult paugutanud nagu ümber ringi, nii et ma arvan, et 0-0. Ja me oleme Tallinnas muidu, me ei ole kuskil 2 ja nii, et ikka vast tuleb kuskilt paar sähvatust. Ja... Oh my god, kõik hakkasid kõrval järsku paugutama. Ma sain siukse šoki praegu, see reaalselt kõrval. Oh my god. Jesus. Sissekku palju karvu vaata. No nii, üksi libiseb esimest korda elus. Ojo! Jälgi kepiga ka mind. Aga ma joon likkama ikka seal. Ma jooksen. No. Ise panen jooksu. Mina praegu kõnnin, sest ei saa joosta. Aga see siin, noh. Potentsiaali on. Või siis ikka on. Ja nii, kui esimesed meetrid olid vaevalises, siis nüüd juba toimib see asi. Inimene liigub. Kuidas ma keeran seda kaamerat? Ma ei oska keerata. Saab seda keerata. Okei. Oleks ma ainult kaamera võidnud ära keerata. Esimene kukkumine. On esimene. Ja. Ma ütlen selle ristaraka püsti. Nii, käisime suusatamas just. Ma ei ole ma ei tea, aastaid suusatanud. Ja nüüd siis see aasta mõtlesin, et võtame selle suusatamise asja ka ette. Ja veitsa lahe oli. 2 korda kukkusin, mis on tegelikult väga okei. Ja paar sükst väikest mäekest pidin alla laskuma, väga rahul olin. Ma sain hakka enam-vähem. Eks ikka tegelikult koperdamist oli nagu räigelt. Kuigi ma kooli ajal nagu suusatasin enam-vähem, aga no aastaid on vahele jäänud. Nii et nüüd peab arutama, aga nagu iseenesest oli lõbus 3 kiltsa tegime. Kuidas joosta oli? Väga lihtne. Väga lihtne. No muidugi lihtne, kui ma iga mingi 10 meetri tagant koperdan ja seal nagu mingi hädine olen, eks siis pool maad sai kõndida. Aga ei, äge oli ja väga mõnus siuke sportlik tegevus 1. jaanuariks. Ahoi sõbrad, meil on täna käes juba laupäev, 3. jaanuar
ja tänane päev oli põhimõtteliselt töine. Suitsupääsud seekord jäävadki. Luba, et päike ei paista pilves enam päevagi. Mul tuleta meelde, et kõigil ilmarahvastel on olla vapustavalt hea. Ja siis korda mul veel, et homme on ka päev. Ehk siis lausudad, kuid mitte kõik nii petta saan vaid poolega. Ma tunnen lihtsama nii. Mind hoiab põued taskus super suure hoolega ja näed, et ma olen jätkuvalt siin. Lausudad, kuid mitte kõik nii petta saan vaid poolega. Ma tunnen lihtsama nii. Mind hoiab põued taskus super suure hoolega ja näed, et ma olen jätkuvalt siin, ei kadunud kuhugi. Ikka siin, ikka parem kui varem, kui olin arem ja palju parem. Nüüd aina igatsedes ja trennis käisin päeval oma fitness challenge'i siis tiimiga, kes meil käisid seal kohal, meil oli vist 7 tükki. Selline esimene uus aasta trennikene, väga mõnus oli ja siis nüüd praegu me sõidame siis Sandrale ja Turanile, külla me lähme siis sõprade juurde lauamänge mängima. Ehk siis jah, selline meil laupäevad ka. Nii me seal ei jõudnudki midagi filmida ja jäädustada, aga nüüd me juba liigume kodu poolt tagasi. Me mängisime täna sellist mängu nagu Katan, kes on mänginud, siis teavad üliloogil lause, aga me ühe korra veel nende juures seda käinud mängimas. Tegelikult see on päris äge mäng, nagu iga korraga veits juba rohkem nagu hoomad, saad aru, kuidas peaks nagu strateegiline mäng veits. Ja no okei, väga jah, aga no natukene on ikkagi vahepeal joppamise peale ka. Aga no minul läks täna ikkagi päris kehvasti. Aga noh, tore ikka. Vahva mäng küll tegelikult. Ja nüüd me sõidamegi jah tagasi. Ja täna nüüd hakkame seda vlogi kohe siin teeme valmis ka. Või noh, tegelikult Ken teeb, ma ütlen ausalt, mina ei monteeri. Nii et kõik monteerimiskoledad süüdistused saavad Kenile minna. Ja kiidusõnad ka muidugi. Kõik kiidusõnu ka tegelikult. Ta ka alles õpib ja harjutab, eks ole. Aga ta üritab, ta väga palju üritab ja panustab, nii et tubli. Ja jah, sellega lõpebki meie selle nädala vlogike ära. Laupäeva õhtu sõidame, puhkame ära ja eks näis, mis siis uus nädal toob. Aga praeguseks, tšau! Tahtsin midagi öelda veel? Kui midagi meeldis, siis kirjuta kommentaaridesse. Meeldib või ei meeldi? Meeldib või ei meeldi? Mõlemad nagu? Ütle ära. Ütle ära. Davai.